Ameerikas on koht, kus saaksid mõrvaga pääseda ja see pole varjatud. Kujuta ette, et matkaksid Yellowstone'i Beckler River Trailil. Oled sügaval metsas, 10 miili kaugusel lähimast teest. Ületad väikese tähistamata oja ja ilma seda teadmata oled astunud Wyomingi osariigist Idahosse. Puud näevad samasugused välja. Õhk on sama hõre, kuid seaduslikult on kõik muutunud. Seda tuntakse kui surmatsooni. Siin muretsevad enamik inimesi karude, mitte põhiseaduse pärast. Aga just selle pärast peaksid nad muretsema. Sest just selles metsalaigus ei kuku seadus läbi sellepärast, et ta oleks nõrk. Ta kukub läbi, sest järgib omaenda reegleid täiuslikult. Ja just siin muutubki asi ohtlikuks. Yellowstone on huulikalt juhitud süsteem, mis toob igal aastal sisse 100 miljoneid turismitulusid. Aga just selles pargi nurgas satub süsteem millegi otsa, mida ta lahendada ei suuda. Sa ei tegele enam osariigi seadustega. Sa oled föderaalses enklaavis, mis tähendab, et vastutavad FBI ja Justiitsministeerium. See sama dokument, mis annab neile selle võimu, on täpselt see põhjus, miks nad ei pruugi seda kasutada saada. Ja just sealt see probleem algabki. Põhiseadus on protseduuride loetelu. Kui neid protseduure ei saa järgida, jääb õiguse mõistmine seisma. Ja siin muutub üks neist protseduuridest võimatuks. Miks seadus siin läbi kukub? Tavaliselt järgivad ringkonnad osariigi piire. Oregon jääb Oregoni, Florida jääb Floridasse. Aga Yellowstone on teistsugune. Kuna see ulatub üle 3 erineva osariigi. Wyomingi, Montana ja Idaho võttis kongress otsetee. See tundus lihtne, muidugi. Aga see otsus tekitas probleemi, mida keegi ei märganud üle sajandi. Põhiseaduse 6. parandus ütleb, et süüdistataval on õigus sellele, et tema üle mõistaks kohut erapooletu vandekohus sellest osariigist ja ringkonnast, kus kuritegu toime pandi. Seal on üks sõna oluline ja see ei ütle või, vaid ütleb jaa. See väike sõna ongi probleem. Sest kui föderaalne kuritegu toimub Yellowstone'i Idaho nurgas, peab sinu vandekohus koosnema inimestest, kes elavad nii Idahos kui ka Wyomingi föderaalringkonnas, mida tegelikult ei eksisteeri. Yellowstone'i surmatsoon, mis asub Idahos, on täiesti inimtühi. Seal pole maju, hotelle ega elanikke. See on piirkond, mis on umbes sama suur kui Washington DC. Kauge, tähistamata ja eristamatu ülejäänud pargist, mis tähendab, et seal pole ühtegi vandekohtunikku. Ei Idahost ega Wyomingist. Pole kedagi, keda saaks seaduslikult vandekohtunikuks kutsuda. Kui sa ei saa tõsise kuriteo jaoks vandekohtunikke kokku, ei saa sa kohtuprotsessiga üldse edasi minna. See on täiesti seaduslik lünk, mis peitub ühe Ameerika kuulsaima rahvuspargi sees. See lõks sulgub ainult kõige tõsisemate kuritegude puhul. Kiiruse ületamine, ebaseaduslik telkimine, pole probleemi. Sellega saab kohtunik ise hakkama. Aga kõik, mille eest võib saada rohkem kui 6 kuud vangistust, põhiseadus garanteerib vandekohtu. Nii et siin ei saa nad seaduslikult edasi minna. Seadus ise on ainus asi, mis seisab kuriteo ja karistuse vahel. Salakütt, kellel on võimas vintpüss või keegi, kes põgeneb teisest osariigist. Iga plaan, iga samm viiakse ellu teadmisega, et seadus ei saa järele tulla. Selles vaakumis kaovad tavalised õiglusreeglid, asendudes menetlusliku võimatuse kõheda loogikaga. See ei ole süsteemi viga. See on täielik lõpp. Üle 100 aasta jäi see probleem märkamata. Siis leidis selle üles õigusteaduse professor nimega Brian Colt. 2004. aastal uuris ta lihtsalt 6. parandust ja seda, kuidas föderaalsed ringkonnad kaardile joonistati. Aga siis märkas ta midagi võimatut. Juund ulatusid Montanasse ja Idahosse. Seal vandekohtu moodustamine oli põhiseaduslikult võimatu. Ta ei olnud põnevil. Ta oli õudust täis. See oli koht, kus põhiseadus nõudis midagi, mis füüsiliselt ei saanud juhtuda. Vähestes teistes riikides lubatakse sellisel õiguslikul lüngal rahvuspargis püsida. Näiteks Kanadas kuuluvad rahvuspargid provintsi või föderaalse jurisdiktsiooni alla, kuid kohtupiirkonnad on alati määratletud nii, et vandekohtu saab kokku kutsuda. Isegi kõige kaugemates piirkondades arvestavad valitsused ettenägematute olukordadega. Ameerika Ühendriigid paistavad silma, sest põhiseadus on absoluutne. Kuid absoluutsed õigused põrkuvad füüsilise geograafiaga, luues arenenud maailmas ainulaadse lünga. 2005 aastal avaldas Colt artikli nimega Täiuslik kuritegu. Mitte selleks, et seda julgustada, vaid selleks, et keegi selle ära parandaks. Ta saatis koopiad Justiitsministeeriumile, Wyomingi USA prokurörile ja kongressi liikmetele.
ta ootas kiiret vastust. Selle asemel vastati talle vaikusega. Justiitsministeerium võttis mitteametliku seisukoha, mis sisuliselt ignoreeris probleemi. Lünk ei eksisteerinud enne, kui kohus ütles, et see eksisteerib. Nad väitsid, et võivad kohtuprotsessi mujale viia või leida mingi lahenduse. Kuid Colt teadis, et USA põhiseaduse 6. parandus nii ei toimi. Sa ei saa lihtsalt kohtuprotsessi mujale viia, sest põhiseadus on ebamugav. Just selle vältimiseks loodi õiguste deklaratsioon. Colt hakkas muretsema, et tema artikkel võib muutuda kuritegude käsiraamatuks. Ta oli välja toonud täpsed koordinaadid ja juriidilised argumendid, mis võimaldaksid mõrvasüüdistusest pääseda. Yellowstone muutus loodusimest juriidiliseks mõistatuseks. Colti artikkel muutus viraalseks sensatsiooniks. Sellest said romaanide ja telesaadete teemad. Kuid hoolimata surmatsooni kuulsusest on maa tegelik juriidiline staatus muutumatu. Selle kohta on olemas ka päriseluline näide. 2005 aastal tabati mees nimega Mike Belderain salaküttimast Yellowstone'i Montana osas. Ta ei olnud mõrvar, vaid jahimees, kes lasi suure isase vapiti seal, kus ta poleks tohtinud. Kui asi jõudis kohtusse, tõid tema advokaadid välja Brian Colti seaduse lünga. Need ütlesid, et ta peaks saama vandekohtu Montanast, mitte Wyomingist. Kohtunik lõpetas selle kohe ära. Valitsus nõustus kokkuleppemenetlusega. Belderain sai 4 aastat vangistust, lisaks trahvid ja kahjude hüvitamise. Osana kokkuleppest nõustus ta mitte vaidlustama surmatsooni küsimust kõrgemas kohtus. Nii kohtleb süsteem teadaolevaid puudusi. Probleemi hoitakse vaikselt kontrolli all, tegeletakse sümptomitega ja lastakse lüngal edasi eksisteerida. See 50 ruutmiiline auk on endiselt peaaegu katsetamata, konstitutsiooniline ajapomm, mis ootab tagamaal plahvatamist. Valitsusel vedas Belderainega, kuid surmatsoon ei vaja koostöövalmis süüdistatavat. Vaja on vaid kedagi, kes tunneb seadust paremini kui prokurör ning Idaho 50 ruutmiilise ala koordinaate, mille Brian Colt kaardile pani, et igaüks need leiaks. Koordinaadid on avalikud. Õiguslik argument on avaldatud. Igaüks, kes on valmis lugema, võiks sellesse metsa jalutada, teades täpselt, mida seadus saab ja ei saa temaga teha. Ja aastaid jäi see teoreetiliseks. Ja siis hakkasid asjad muutuma tõeliseks. Oletame, et keegi uurib Colti artiklit nädala jooksul. Nad prindivad koordinaadid välja. Need sõidavad Beckleri raja algusesse, matkavad 10 miili ja panevad toime kuriteo, mida on kuid planeeritud. Teades, et kui uurijad saabuvad, ei tehta esimene kõne šerifile. See kõne tehakse konstitutsioonilise õiguse professorile. Ja see professor ütleb neile sama, mida Colt ütles justiitsministeeriumile. 2005. aastal žüriid pole võimalik kokku kutsuda. 2021. aastal pälvis Gabby Petito kadumine ülemaailmset tähelepanu. Tema surnukeha leiti hiljem Yellowstone'i piirkonna lähedalt. Äkitselt hakkasid inimesed küsima, mis oleks, kui see oleks juhtunud vaid mõne miili kaugusel läänes? Mis oleks, kui see oleks juhtunud surmatsoonis? Nii suure avalikkuse tähelepanu all olnud tragöödia lähedus surmatsoonile võttis ära akadeemilise turvavõrgu. See pani inimesi mõistma, et põhiseaduse 6. parandus peaks kaitsma süsteemi terviklikkust, kuid kui see läheb kaardivea tõttu katki, jätab see alt just need ohvrid, kes seda kõige rohkem vajavad. Vallow Daybelli juhtum pakkus veelgi otsesema seose Yellowstone'iga. Tylee Ryan ja J.J. Vallow, Lori Vallow 2 last, nähti viimati elusana 8. ja 22. septembril 2019 pargis. Kui lapsi oleks kahjustatud selles tsoonis, oleks prokuratuur sattunud otse põhiseadusliku õudusunenägu. Vallow Daybelli juhtum jõudis lõpuks osariigi kohtusse, sest kehad leiti Idaho osariigis eramaalt. Kuid see mis oleks kui stsenaarium kummitas endiselt föderaaluurijaid. 2022 aastal püüdis Idaho seadusandja Colin Nash teha täpselt seda. Ta esitas ametliku taotluse, milles palus kongressil piiri ümber tõmmata. See oli täpselt see lahendus, mida Brian Colt oli juba 2005. aastal soovitanud. See läbis osariigi tasandi ja jõudis siis Washingtoni, kuid midagi ei juhtunud. See on kaardi puudujääk ja lahendus on lihtne. Tõsta see Idaho osa Idaho ringkonda. Üks lause seaduses. See on kõik. Idaho seadusandliku kogu jaoks oli see avaliku julgeoleku küsimus. Kongressi jaoks oli see vormistusviga, mis ei olnud arutelu vääriline.
see on korduv probleem selles, kuidas föderaalvalitsus rahvusparke haldab. Kuna maa kuulub föderaalvalitsusele, on osariikidel vähe võimu muutusi läbi suruda. Ja kuna need alad on kauged, ei tunne inimesed Washingtonis peaaegu mingit poliitilist survet tegutseda. Lõpuks tekib süsteem, kus kaart on katki, aga need, kelle käes on pliiats, keelduvad uut joont tõmbamast. Colin Nash astus 2024 aastal Idaho seadusandlikust kogust tagasi, lahkudes ametist ajal, mil surmatsoon oli endiselt täiesti avatud. Isegi kui seadusandja teeb töö ära, pakub lahenduse ja loob üksmeele, on föderaalne inerts tugevam kui seadus ise. 20 aastat, 1 artikkel, 0 tegutsemist. Kõige külastataval rahvuspargil Ameerikas on põhiseaduslik auk sees ja Washington on sellest kogu aeg teadnud. See ei ole bürokraatlik ebakompetentsus. Eigi vaatas probleemi, sai sellest aru ja otsustas, et poliitiline hind vea tunnistamise eest on suurem kui risk jätta see lahendamata. Esimene põhjus selleks on poliitilise kasu puudumine. Kohturingkonna piiri muutmine ei too valimistel võitu. Ükski lobist ei rahasta kampaaniaid rahvuspargi piiride reformimiseks. Surmatsoon on selle tegevusetuse ohver. Püsiv õigusliku kaitse lünk, mis ootab, et vale inimene sinna satuks. Teine põhjus on veelgi küünilisem. Hirm tunnistada viga. Kui Congress võtab vastu seaduse, et parandada Idaho surmatsooni, tunnistavad nad sisuliselt, et seadus on olnud katki juba üle sajandi. Nad tunnistavad, et Brian Colt oli juba 2005 aastal õigus ja nad otsustasid teda ignoreerida. Poliitikas tundub pikaajalise läbikukkumise tunnistamine sageli riskantsem, kui see lihtsalt vinduda lasta. Kuni keegi tegelikult tehnilise nüansi tõttu vabaks ei pääse, saab kongress jätkata teesklemist, et see on lihtsalt õigusteaduskonna hüpoteetiline olukord. Nad mängivad avaliku ohutusega, et kaitsta iseenda huve. Maine lutes, et aeg saab enne otsa, kui pomm plahvatab. 6. põhiseaduse parandus on ainult nii tugev, kui kaart seda lubab. Kui seadusandjad võivad eirata auku riigi esinduspargis, siis milliseid muid lünki süsteemis veel leidub? Sama kuritegu, mis pannakse toime 1 miili kaugusel, toob kaasa täiesti erinevad õiguslikud tagajärjed. Põhiseadus seda ei tea, aga kaart teab. Yellowstone'is on seadustingimuslik. Brian Colt on kuulsalt öelnud, et ainus asi, mis selle parandab, on verine särk. Keegi peab tõenäoliselt toime panema vägivaldse kuriteo, seisma kohtu ees ja nägema, kuidas juhtum jäetakse menetlemata, sest vandekohut ei saa moodustada. Alles siis, kui pealkirjad karjuvad, et mõrvar kõnnib vabalt ringi, tunneb kongress piisavalt survet, et vastu võtta üks lihtne seaduslause. Kuni see alandav avalik läbikukkumine juhtub, eelistab süsteem vaadata kõrvale ja teeselda, et ohtu pole olemas. Nad ootavad tragöödiat, mis annaks neile poliitilise katte oma töö tegemiseks, käsitledes 132 aastat vana viga nagu tühist ebamugavust. 6. põhiseaduse parandus on selles väikeses Idaho piirkonnas endiselt halvatud. See jääb hoiatuseks kõigile ameeriklastele. Kui nii ilmne viga võib eksisteerida ühes kõige rohkem jälgitavas ja tuntumas rahvuspargis, siis mida veel võib peituda süsteemides, mida me iseenesest mõistetavaks peame? See ohjaületus Beckleri rajal näeb endiselt samasugune välja. Puud pole liikunud ja seadus pole samuti muutunud. Lõppkokkuvõttes võib just see bürokraatia olla kõige ohtlikum asi nendes metsades. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Map Hackis.